Ja Anni kuulab. Tere hommikust, kas ma räägin Anni-ga? Jaa, kuulan. Väga meeldiv, olen Peep Kasepõld. On teil hetk aega rääkida? Nüüd väga hästi ei ole, aga kui te ütlete, mis jutt on? Ma helistan teile nimelt Eesti Akadeemilisest Spordiliidust. Nii. Ja oleme jälginud teie tegemisi natukene. Nimelt olete vist vint.ee portaali selline pidev kasutaja. Jah, olen, ja. Ja nimelt meie ehk Akadeemiline Spordiliit teeb koostööd Eesti Maleliiduga. Nii. Ja olete meie, kuidas nüüd öelda, huviobjektis, sest et teie tulemused seal leheküljel on päris muljet avaldavad. Praegate nüüd kellega segamine, ma olen malet mänginud mingisugune, mis on jumal kui vähe aega. No Sipsik on teie kasutaja nimi, kui ma ei eksi. Jaa, on. Z-iga ja keskelt ka veel Z-iga. Jaa. Et olete 29 võitu saanud meie statistika järgi. Ma ise seda nii täpselt ei pea aga võib-olla küll, jah. No meie seda täpselt teame, sest et meil on statistika ees. Sealt näete, jah, nii. Ja nimelt, kui teil nüüd see malemängu huvi siis suur on, siis küsiks, kuidas te olete selle kas te olete oma käega need võidud kõik ära noppinud või olete kasutanud ka kõrvalist abi? Aga teate, mis ma olen praegu mu kliendi juures. Kas ma võin teile selle samal numbril helistada tagasi mingisugune kell 12? Kell 12 hakkab just mul lõunapaus, ega tegelikult mul pikka juttu ei ole, mul lihtsalt oleks teile arukordne niisugune väike pakkumine teha. Äkki te saate veel mingi 3-4 minutit näpistada? Nii. No, nimelt tahaksime jubedalt näha teid Eesti Maleliidus. Nimelt, meil on selline asi, et Eesti naismaletajate edetabel jäi praegusel hetkel ühe mängija võrra vaesemaks. Nimelt Kadri Peterson lahkus. Ja tegelikult me nüüd otsime, kuna praegusel hetkel sellised rasked ajad on, siis otsime erinevatest mänguportaalidest selliseid malemängijaid. Et kui teil huvi oleks ja sellised asjad, et siis... Mul on hästi huvi küll, aga ma arvan, et mul ei ole liiga hea sellest, mul on malet mänginud täpselt alates märtsikuust üldse hakkasin sellega tegelema. Aga nimelt, kui te tahaksite liituda, ega see midagi teid ei kohustaks. Lihtsalt... Ma tahaks, et ma teiega seal mängida ja õppida ja kõike muud teha. Ja reaalne mäng on ilmselgelt natukene teine kui nüüd läbi interneti vahenduse, aga ütleme, kui te ei oleks huvitatud sellest asjast, siis me saaks teid ka kohe realiseerida nii-öelda. Nimelt saaksite teie oma panus anda niimoodi, et te saaksite kohe näiteks 45. kohale. Te saaksite praegusel hetkel Kadri Petersoni eelnevate mängude punktid kõik endale ja oleksite sellel 45. kohal. Et see ei kohusta teid mitte millestki, lihtsalt teil oleks siis võimalik saada kutsed kõigile Eestis toimuvatele maleturniiridele. Ja ega tähendab selles mõttes midagi hullu ei ole, kui te näiteks kõikidel turniiridel ei taha osaleda või midagi. Lihtsalt mida rohkem te osalete, siin on nüüd hooaega veel jäänud järgi, ütleme 8 kuud, et kui te sealt mõned üritused siis läbi teete, siis teie punktisumma kantakse ka järgmise hooaja peale ja selles mõttes on positiivne, et 45. koht, see on päris hea tulemus. Aga kas teha mingid koolitusi ja asju ka või? Üks koolitus tuleb nüüd 24. novembril ja see toimub Poolas. Ja nimelt Eesti Maleliit finantseerib kogu üritust. Nimelt 2 päeva see koolitus kestab Varssavis nimelt Tempo hotellis ja seal on siis Euroopa sellised tugevamad malespetsialistid nii praktilisel kui ka teoorsel kujul siis kohal ja juhendavad, kuidas siis malemängu ikka kõige paremini teha. Et see on selles mõttes selline positiivne. Maleliit maksab teie eest kõik kulutused ära. Selles mõttes, et te ise midagi maksma ei pea, ainuke peate välja kannatama siis bussisõidu Poola. Aga teate, mis ma teile veel ütlen? Öelge. Palju õnne tänasel pulma aastapäeval. Helistan teile Sun FMist ja teie abikaasa Matis soovib teile tänasel päeval palju õnne, et saite väikse tünga, ei tee siia Tartusse eegi mingit maleesindust hetkel. Samamoodi ei otsime, kahjuks te ei saa Kadri Petersoni kohta endale, tegelikult seda Kadri Petersoni ilmselt male edetabelis ei eksisteeri.